Tere! Tere! Mina olen Kristlin ja mina olen Grete. Ja mina olen Mustamäe Riigigümnaasiumi õppejuht Karmen Kisel. Väga meeldib. Meie oleme 9. klassi õpilased ja tahaksime natuke rohkem teada gümnaasiumi elu kohta. Väga hea. Kui oskan vastata, kohe vastan. Siis on hästi. Mis on praegu sinu ülesanded Mustamäe Riigigümnaasiumis? Tänasel päeval need ülesanded on väga mitmekesised tegelikult. Alates sellest, et tuleb veel täielikult kokku panna õppekava, et õppekava on praegu ikkagi veel sellises koostamisjärgus, ehkki tähtsamad printsiibid ja põhimõtted on meil kindlasti juba paigas, siis väga jõuliselt surub peale vastuvõtu korra kinnitamine, sellepärast et, nagu te ütlesitegi, olete 9. klassi õpilased ja mida kiiremini te teada saate, mis tingimustel te saate sisse astuda kooli, seda toredam ju on. Seega meil on ka eesmärk, et me kindlasti saaksime veel enne detsembrit oma vastuvõtu korra paika ja hiljemalt detsembris kindlasti ka kooli kodulehele üles. Seega tegeleme vastuvõtu korraga ja samal ajal paralleelselt juba ka vastuvõtu organiseerimisega, mis on siis seoses katsete ja vestlustega, kohtade, arvutite, inimeste leidmisega, mis on kõik suur töö, sellepärast et me oleme alustav kool, meil ei ole veel hetkel õpetajaid väga palju palgal ja sellele kõigele tuleb mõelda, sest õpilasi me plaanime päris palju vastu võtta. Ja kolmas suurem asi, millega ma praegu tegelen, just eile terve päev tegelesin meie partneritega suhtlemisega, ehk et tahame ju pakkuda palju valikuid ja seda koostöös kõrgkoolide ja kutsekoolidega ja nende kõigiga tuleb pidevalt suhelda. Ja nende juures tuleb lausa koha peal külas käia. Eile näiteks käisin TalTechis ja Tööstushariduskeskuses koha peal kokkuleppeid tegemas. Millist suundade valikut te noortele annate? Lähemegi tagasi eelmise vastuse lõpu juurde, et tegelikult on nii, et meie ei pakugi õppesuundi, vaid meil on õppekava koosneb siis riikliku õppekava kursustest, mis on kohustuslikud, neid on 69 kursust, siis on natukene koolinägu kursuseid ja meie koolinägu on eelkõige reaalteaduste, loodusteaduste nägu, natukene rohkem võib-olla infotehnoloogia ja matemaatika nägu. Me paikneme, kui te teate, TalTechi külje all ja seetõttu igasugused reaalained on meile väga hingelähedased, seega natuke rohkem on reaalkursuseid, aga meil on väga omanäolisi kursusi ka, nagu Mina 2.0, mida võib-olla teistel koolidel ei ole. Kui meile tulete, saate täpsemalt teada, mida seal õpetatakse. Aga nüüd just, et kui te küsite, mis õppesuundi, siis me pakume sellist varianti, et te saate oma suuna ise komplekteerida. Seega meil on hästi palju erinevaid valikmooduleid ja valikkursuseid, mille abil iga õpilane saab luua endale suuna alates juuksuri suunast, ruumikujunduse ABC suunast, kuni infotehnoloogia, arhitektuuri, energeetika, abipolitseiniku, riigikaitse. Mis ma oskan ütelda? Tänaseks on kokkulepped 12 erinevaks mooduliks, 11 valikkursuseks ja see ei ole veel kõik, tuleb veel. Tervishoiu jätsin mainimata koostöös tervishoiu kõrgkooliga. Ka see suund tuleb meil või valikmoodul. Ehk siis väga palju variante. Väga palju valikuid. Nii huvitav. Kas Mustamäe Riigigümnaasiumi õppekava erineb kuidagi teiste gümnaasiumite omadega? Natukene juba tegelikult eelmises küsimuses puudutasin seda teemat, et võib-olla kõige suuremad erisused ongi see, et 15 kursuse ulatuses õpilane kujundab täielikult ise oma õppekava, et me seda suunda ette ei kirjuta. Ja siin on väga eriline võib-olla märkida ka seda, et õpilane saab seda kujundada nii, et ta valib neid mooduleid nii, et need on samal teemal. Nii tekib tal justkui suund, aga ei pea. Võib valida täiesti erinevalt, see tähendab 1 aasta tegeleda informaatikaga, aga järgmine aasta ruumikujunduse ABC-ga. Et see võib-olla on see eripära, et ei pea 3 aastat sama asja proovima. Ja meie eesmärk, ja võib-olla me praegu ise julgeksime välja tuua suurim eripära, on see, et me püüame pakkuda kõiki valikkursusi ja valikmooduleid just läbi partnerite, kes on siis ülikoolid ja kõrgkoolid, ehk et noorel oleks võimalus tutvuda edasiõppimisvõimaluste ja kohtadega juba gümnaasiumi ajal. Kui me nüüd läheme sellise põhiõppekava temaatika juurde, siis ongi meie õppekavas praktilisi loodusteadusi natukene rohkem ja on 3 kursust Mina 2.0 ja siis on meil ka karjääri planeerimise ja kogukonna praktikakursus. Need on nüüd sellised natuke erilisemad asjad, mida võib-olla mujal ei ole. Milliseid võõrkeeli Mustamäe Riigigümnaasiumis õppida saab? Esimese võõrkeelena õpetatakse meil inglise keelt, ehk et A-võõrkeel peaks olema siis põhikoolis õpitud inglise keel.
B-võõrkeelega on nii, et kindlasti saab põhikooli õpingute baasil, ehk siis varasemad juba B-keelena õpitud keelte baasil õppida vene keelt ja saksa keelt. Nendega saab jätkata. Aga meil tuleb kindlasti võimalus ka selline, et õpilane võib gümnaasiumisse astudes alustada täiesti uue B-keele õpingutega. Kui õpilane on näiteks põhikoolis 6.–9. klassini siiani õppinud vene keelt või saksa keelt, aga ei soovi sellega jätkata, võib ta gümnaasiumis valida hoopis uue keele. Proovime hetkel leida õpetajaid ja võimalusi, et me saaksime pakkuda kindlasti täielikult alustajatele vähemalt saksa keelt, vähemalt soome keelt ja kui hästi läheb äkki ka prantsuse keelt. Kuidas toimub uues koolis hindamine? Jaa, see on huvitav küsimus. Ma ei tea, milline hindamine teil praegu on? Meil on 5 pallisüsteemis, aga paljudel koolidel on 10 pallisüsteemis, mõndadel on A, B, C. Nii, ja kuidas teile meeldiks? Hinded on okeid, aga kehalises kasvatuses näiteks võiksid olla arvestatud ja mitte arvestatud, mitte et seal pandakse hindeid. Nii, aga meil tuleb siis, ma saan teid võib-olla üllatada natuke, sellepärast et Mustamäe riigigümnaasiumis on plaan, et põhiainetes tuleb protsent hindamine. See tähendab, et ei ole ei tähti, ei ole numbreid, aga teil on protsent. Ka kokkuvõtva kursuse hindena on protsent. See tähendab, et matemaatika hindeks esimesel perioodil on näiteks 76% või siis 74%. Kuidas tundub? 74%, päris hästi. On ju kõrge protsent. Nii et kuidas siis neid... Kuidas see hindena oleks muidu 74%? 4. Ei, see oleks 3. Kas 3 on hea? Ei. Aga 74%. Päris tore, eks ole? Ehk et meil on protsent hindamine ja kui te just tõite välja, et kehalises ei tahaks hindeid, siis kehalises kasvatuses on meil mitteeristav hindamine ehk on arvestatud ja mitte arvestatud. Küll aga paraku me peame jälgima riiklikku õppekava, seega see arvestatud ja mitte arvestatud teisendatakse päris gümnaasiumi lõpus, selles päris viimases lõpus, kui me lõputunnistuse anname ikkagi teile hindeks, numbriliseks hindeks, aga see tuleb ju õpiväljundite saavutamisest, see tähendab 3 aasta jooksul tagasisidestatakse kehalises kasvatuses siiski ainult mitte eristatavalt, ehk siis arvestatud, mitte arvestatavad. Kõik valikkursused ja valikmoodulid hinnatakse samuti arvestatud, mitte arvestatud printsiibi järgi. Ning kursuse ja tunnistuse hinded tulevad siis lõpuks protsentides? Kursuste hinded tulevad protsentidena, täiesti selle viimase lõputunnistuse hinded, see, mis te saate 12. klassi lõpus ehk gümnaasiumi lõputunnistus, seal on paraku riiklikult ette nähtud, et seal peavad olema ikkagi numbrilised hinded 5 pallisüsteemis. Ka need koolid, kus on teistmoodi hindamissüsteem, kas siis 10 pallisüsteem või tähthindamine, peavad selle hiljem teisendama 5 pallisüsteemi. Võib-olla väga lihtsalt selgitan teile, kui teil on näiteks ajaloos 6 kursust gümnaasiumi jooksul, te saate 6 erinevat protsenti iga kursuse lõpus. Gümnaasiumi lõpus liidetakse need protsendid ja jagatakse 6-ga, tekib aritmeetiline keskmine ja vot siis vaadatakse seda riiklikku hindamisjuhist, kus igale protsendile vastab mingi kindel hinne. Mis kell kool hakkab ja mis kellani kestab? Kui pikad on vahetunnid? Kool hakkab meil 8:30 ehk 8:30 ja maksimaalselt kestavad tunnid kella 4-ni. Võib juhtuda kindlasti, et on lühemaid päevi, aga ma pean tegelikult kohe ütlema üsnagi kindlalt, et neid lühemaid päevi on vähe ja eelkõige seetõttu, et meil on valikainepäev, mis võtab hästi palju seda mahtu teistelt päevadelt nagu ära, et kõik ülejäänud tunnid tegelikult peavad mahtuma 4 päeva peale. Nii et enamasti koolipäev kestabki 8:30 kuni 16:00. Vahel harva siis võib juhtuda, et lõpeb 2:30 ajal, kui tõesti päevas on ainult 4 tundi. Päevas on siis maksimaalselt 5 tundi ja need tunnid on 70-minutilised ja mõnikord on mõned ained pandud jooksma nagu poolpäevadena, sellepärast et meil on õppekava eripärast lähtudes õpetatakse aineid nii seostatult, et näiteks terve esimese aasta on G1 astmes ehk 10. klassi õpilastel selline aine nagu ajajoon, kus õpetatakse koos kirjandust, ajalugu, ühiskonnaõpetust, kunstiajalugu ja muusikaajalugu ja see ajajoon jookseb paaris tundidena. Seega tegelikult võib juhtuda, et tunniplaanis on üleüldse ainult mõnel päeval 3 tundi, see on siis ajajoone tund, mida on 2 tundi järjest, loodusteaduste tund, mida on 2 tundi järjest ja siis näiteks üks üksik kehaline kasvatus. Ehk et tegelikult on hea, koolikotti tuleb panna ainult 3 tunni asjad. Tundub mõnus, eks ole.
ja vahetundide kohta küsisite, eks ole. Enamasti, no neid vahetunde ei ole palju, sellepärast, et tunnid on pikad, 70 minutit ja tund on vähe, nii et te saate ise arvutada, et kui tavalises koolis on 8 tundi ja seal vahel siis vastavalt ka vastav arv vahetunde, siis meil on vahetunde vähe. Aga tänu sellele mõni vahetund on ikka päris pikk. Meil on peale esimest tundi on 10-minutine vahetund. Peale teist tundi on siis juba vähe pikem, 20 minutit, siis võib juba minna ka nagu lõunaootele või lõunat sööma, kellel on kõht tühjem. Aga päeva keskel on siis ette nähtud pikk vahetund, mis on tervelt tund aega, 60 minutit. Seda saab kasutada söömiseks. Selle ajal mõnikord toimub mentortund ja üldiselt on selle nimi kasulik aeg, ehk et seda võib kasutada näiteks õppimistööde tegemiseks kuskil rekreatsioonialal, raamatukogu nurgas või siis teinekord, kui on vaja midagi järgi vastata või mõne õpetaja juures midagi veel aru pidada, saab seda aega selleks kasutada. Et kõige pikem vahetund on 60 minutit päeva keskel. Päris huvitav. Ja. Kas uues koolis antakse palju kodutöid? Ma väga loodan, et suur osa kodutöödest saab tehtud tegelikult koolis. Ja. Aga iga kursuse ajamahu sisse on tegelikult arvestatud mingi kogus iseseisvat tööd juba, ehk et teie kursused on selle võrra pisut ajaliselt lühemad, just et natukene on arvestatud, et tuleb teha kodutööd nii või naa. Ja just see iseseisva tööaeg, see 60 minutit, me loodame, mõistlik õpilane planeerib seda ka nii, et kasutab seda aega tõesti nii, nagu selle nimi on, kasulik aeg, et õhtul kodus jääks võimalus oma hobidega tegeleda, lugeda, kas või telekat vaadata, aga mitte siis õppetükke teha. Väga loodame, et saame jääda tõesti nii, et õpilase koolipäev lõppebki kell 4 ja neid kodutöid oleks minimaalselt. Mitu õpilast on ühes klassis ja millal saab teada, kes on klassijuhatajad? Hetkeseisuga on siis meil selline plaan, et ühes klassis on maksimaalselt 36 õpilast ja tuleb 10 paralleeli. Ehk et kõige suurem õpilaste arv, mis me vastu võtame, on 360 õpilast ja nad kõik on siis 15-16-aastased 10. klassi õpilased. Kõik on üks ja sama aste. Kui tuleb natuke vähem, siis 10 paralleeli tuleb ikka, aga klassis on võib-olla 34 õpilast, mitte 36 õpilast. Et üldiselt see suurusjärk on selline. Klassijuhatajaid meil ei tule. Meil tulevad mentorid. Ja mentor on põhimõtteliselt natukene sarnane inimene nagu klassijuhataja. Tema funktsioonid osaliselt on samad, aga teisest küljest on tal natukene võib-olla õpilasnõustaja, psühholoogi, karjäärinõustaja, ka sellised funktsioonid. Miks nii? Sellepärast, et mentoril on hoopis väiksem grupp kui terve see klass. Kui klassijuhatajaga te olete harjunud, et kui ma ütlen, et 36 on ühes klassis, siis nad on kõik ühe klassijuhataja klass, aga ei. Nüüd on ühe selle klassi peale, palju neid seal siis iganes on, 34 või 36, 2 mentorit. Ehk siis te kuulute klassi, aga te omakorda kuulute mentorrühma ja see mentorrühm on pool sellest klassist. Kuidas luuakse ühe klassi põhjal mentorrühmad, seda me täna päris täpselt ei tea, aga ma juba näen, et see võib kindlasti toimuda mingite keelerühmade jaotumise põhjal näiteks. Idee on, et ühes mentorrühmas, mis on siis 15 kuni maksimaalselt 18 õpilast, et seal on koos sellised õpilased, kes on võimalikult palju ka koolis sees koos. Et nad on sarnastes rühmades, et nad käivad võimalikult palju koos ja tunnevad üksteist. Aga samas te toimite ka klassina koos. Pigem on see võib-olla teile, kui te veel ei tunne nagu mentori mõistet ja mentorrühma mõistet, kõige lihtsam on selgitada, et see on klass, millel on 2 klassijuhatajat. Ja loomulikult, mis on väga oluline, et selle sama klassi 2 mentorit teevad väga tihedat koostööd. Kui minnakse ekskursioonile, läheb ikkagi klass koos ja mõlemad mentorid on kaasas. Et selline saab olema see süsteem. Päris huvitav. Loodetavasti. Väga huvitav lähenemine, millest me varem kuulnud ei ole. Aga see teebki teie kooli huvitavaks. No ma väga loodan selles mõttes ja mida rohkem me saame õpilast kõnetada ja tema huvidele vastu tulla, seda paremini, ma arvan, me oleme oma missiooni ka täitnud ja see on meie eesmärk, et meile tuleks esiteks rohkem õpilasi ja et need õpilased tõepoolest tahaksid meie juures õppida ja mis veel olulisem, et me saaksime ikkagi pakkuda seda, mida need õpilased tegelikult ootavad, kui nad meie juurde tulevad. Meil on kõik. Aitäh teile. Tänan põnevate küsimuste eest ja ehk siis kohtume teiega sügisel. Loodame.